jaa, Jumal võib kõik uueks luua, aga ta loobki. Jumal loob uueks kõik meie elud, meie olukorrad ja see on imeline aeg, mida siis Jumal teeb, kui Jumal tegema hakkab. Nii et ma usun, et me oleme kõik seda kogenud. Aga ma tulen täna koguja kirja juurde. Olete lugenud koguja kirja. Vahel nagu ei saa aru, et mida see koguja kirjutab. Ja kogujas on niisugune huvitav tekst, koguja 3 ja 16, õigemini 3 ja 1. Ja seal on nagu selline tekst. Igal asjal on määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeva all. Aeg otsida ja aeg kaotada, aeg hoida ja aeg ära visata. Igal asjal on määratud aeg. See on üks huvitav tekst, mida võib mitut moodi mõelda. Seda võib võtta nii negatiivses võtmes kui ka positiivses võtmes. Ja küsimus, et kuidas teha neid valikuid, on, ma arvan, et see põhituum. Et mida võtta, mida jätta. Igal asjal on määratud aeg. Olete tähele pannud oma elus, et mõningad asjad on ja mõned asjad jäävad minevikku meie elus. Mõned tegevused, isegi mõned arusaamised, mis muutuvad meie elus. Kas või see, et kui me olime ilma Jumalata, käisime, hakkasime korraga Jumalaga koos käima ja korraga me hakkame vaatama, et mõned asjad jäävad meie minevikku. Ja me enam ei mõtle nendele asjadele, sest korraga Jumal on muutnud, me oleme nendest lahti lasknud. Me oleme neid nagu hüljanud, siis me oleme korraga aru saanud, mis on õige, mis on vale. See on tegelikult Jumala ime, kui Jumal seda teeb. Ja ma usun, et Jumal tahab seda teha meie elus jätkuvalt. Ütleksime nii, nii kaua kui me oleme siin maailmas, me oleme protsessis. Protsessis, kus me jõuame lõpuks taevasse. Ja see protsess sõltub väga palju, kui palju me laseme lahti ja kui palju me lubame Jumalal Püha Vaimu läbi oma ellu tulla. Meil on väga head omadused, kas pole mõnikord järjekindlus, mis tähendab olla järjekindel. Järjekindlalt pühapäeval teenistusele tulla. Järjekindlalt teha mingisuguseid, lahendada mingisuguseid ülesanded, mida Jumal on pannud sinu südamesse. Isegi kui see raske on. Isegi kui see on nagu nii raske, et ei tea, põgeneks ära. Aga sa oled järjekindel. Järjekindel igal hommikul üles tõusta ja minna tööle. See on mõnikord päris suur väljakutse. Järjekindlus viib ka sihile. Olete pannud töö juures olukordi, kus on tarvis mingeid ülesandeid lahendada. IT-valdkonnas, mina olen ehitusvaldkonnas, abitööde valdkonnas või asjade vedamises ühes koos teisi, ole järjekindel, et jõuda nendele asjadega kuskile punkti, et see saaks valmis. Kui me töö juures näiteks ei oleks järjekindlad, kas me suudaksime asjadega lõpuni minna? Ühed asjad viia teise kohta, toitusid jagada, mida iganes. Järjekindlus on oluline. Sihikindlus. Aga siin on mingid erinevist vahet. Sihikindel. Need on üsna synonüümid. Mul on siht kogu aeg silme ees. Ma tean, mis suunas ma liigun. Ma tean, miks ma liigun. Ma tean, miks ma neid asju teen. Mul on siht. See on täpselt samamoodi nagu Tallinnasse minek. Sul on siht kogu aeg, ma pean jõudma Tallinnasse. Ma jälgin teeviitasid. Ma jälgin navigaatorit. Kui ma panen navigaatorisse kuskile Tallinnasse mingisse punkti minna, millal keerata kuhu. Sihikindel
olla ka Jumala sõna lugemisel, sest Jumala sõna on nagu meie navigaator tegelikult. Navigaator meie isiklikus elus, kus Jumal laseb mõnikord keerata siia paremale vasakule, et me jõuaksime sinna punkti, kui Jumal tahab, et me läheksime. Selleks on vaja meil väga tugevat sihikindlust ja usaldust. Kes on navigaatoriga sõitnud, teab, et kui mõnikord paned puusse või keerad valest kohast ära, mis navigaator teeb? Otsib kohe uue marsruudi sulle. Kas pole nii? See on nagu meie elu tegelikult. Me arvame mõnikord, et me peame õigest kohast alla keerama, aga tegelikult me eksime mõnikord. Mina küll olen eksinud üsna palju kordi. Ja siis navigaator hakkab kohe tead uusi marsruute mulle välja nuputama, kuidas sinna jõuda. Ma mõtlesin, oi armas aeg, mis ta sealt sõidab. Ma ei saa aru. Aga siis on õige, võib-olla. Nii et mõnikord me kahtleme ka Jumalas. Olgem ausad. Ma ei tea, kas te olete kunagi kahelnud. Mina küll vahel olen kahelnud. Jumal, kuule, kas see ikka asi päris nii on, nagu sina oled öelnud. Aga minu praktika ütleb jälle seda, et kui ma olen usaldunud Jumala sõna, siis see lihtsalt juhtub. Omal ajal, õigel ajal, kui me jõuame just sellele teeristmikule, kus Jumal ütleb, nüüd keera paremale. Ja kui sa oled siis paremale õigest kohast keeranud, siis sa lõpuks jõuadki õigesse kohta. Pühendumine. Väga oluline omadus meie elus pühenduda ka mis on sarnane järjekindlusega ja sihikindlusega, aga pühendumise tähendab, et sa annad endast parima oma ressurssidega, mis sul on. See on nii sinu asjad, telekas siin, sinu auto, sinu jalgratas, sinu arusaamised, sinu kogemused, sinu ütleme isegi sinu füüsilised võimed, mida sa suudad teha, mida sa ei suuda, sa oled pühendanud mingi eesmärgi nimel. Näiteks koguduses oled pühendunud tegema, lahendama mingeid asju, mis on sinu, nagu sinu võimete piires, või ütleme sinu füüsiliste võimete piires. Sa pühendud. Hea enese omadus on ka vastupidavus olukordades. Vastupidav olukordades. Mis see tähendab? Kui tuleb raskusi sinu ellu, ikka tuleb meie elus raskusi. Kas sa oled vastupidav? Sa ei anna alla. Ma lähen edasi. Ma olen vastupidav. Ma hoian kinni sellest, isegi kui see on raske. Ma ei anna alla. Sest ma olen otsustanud elada koos Jumala. Ma olen otsustanud teenida Jumalat. Ma olen otsustanud minna tööle. Ma olen otsustanud teha õigeid asju, mida Jumal on mulle öelnud. Vastupidav. Võiks öelda ka hea omadus meie elus on ka teadmistele suunatud elu. No see puudutab nüüd väga palju nüüd meie intellekti, mida me saame õppida piiblikoolis, tavalises koolis, ülikoolis, keskkoolis, kaitseväes või Kaitseliidus või metsas või kuskil tead õppid asju. No, Kaitseliidus ka õpetakse, kuidas metsas ellu jääda, kui midagi ei ole. Mina käisin sellisel kursusel metsas, mitu päeva olime. Ja õpetati, kuidas ellu jääda, kui sul tegelikult ei ole mitte midagi. See nõuab üsna palju ka tarkust, eks ole, nendes olukordades. Ja meie elus on ka mõnikord nii, kuidas me jääme ellu perekonnas, kuidas ma jään ellu isiklikus elus. Meil on vaja seda ka intellektuaalselt nagu tarkust kuskilt omada, koolis käia, lugeda, arendada ennast selleks, et elus püsida. Neist on siis õige aeg kinni hoida. Need on head ja eluks vajalikud omadused. Tuleme selle kirjakoha juurde. Igal asjal on määratud aeg. Ja aeg on igal tegevusel taeval. Aeg otsida, aeg koguda, aeg hoida ja aeg
ära visata. nüüd see tekitab palju küsimusi, mida ma siis ära viskan. eriti kui sul on hästi palju asju, mida sa elus pead või kohustusi, mis sul on, eks ole, mida sa oled endale võtnud, mida sa teha tahad ja mis tuleb lihtsalt ära teha. Neid valdkondi on väga palju, perekonnas, töö juures, isiklikus elus. Ja samas võiks öelda, et sama oluline on ka mõista, millal on aeg lahti lasta asjadest, mis ei lase elada elu ülirohkes elus. Kirjakoht näiteks Johannese 10:10 ütleb väga hästi: varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina, see on siis Jeesus, olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Me näeme, siin on kaks asja. Kurat tuleb hävitama kõik see, mis on hea sinu elus. Isegi sinu ülikülluse, sinu üliküllusliku elu, mitte ainult materiaalses elus või mõistes, vaid ka vaimulikus mõistes, kui ka füüsilises mõistes. Me oleme ihu, hing ja vaim ja Jumal tahab, et need kõik oleksid nagu harmooniliselt ja ülirohkesti Jumala plaanis hästi hoitud. Nii et siin on nüüd küsimus, et siin on kurat, kes püüab varastada ja tappa ja hukata siin, nagu täna hommikul rääkisin selle mehega. Aga Jeesus ütleb, et mina olen tulnud, Jeesus on tulnud, et minul oleks elu ja minul oleks seda ülirohkesti. See on ülivõrre, ülirohkesti. Et siin on nagu küsimus, et mis on siis minu valik või sinu valik täna? Kas ma tahan elada koos kuradiga, kes tuleb varastama ja tapma ja hukkama mind ja võtta ära minu elult see ülivõrdeline küllus, mida Jumal tegelikult tahab mulle anda igal päeval, igas ajahetkes, liikuda õiges suunas ja kasutada ka neid järjekindlust, sihikindlust, pühendumust, vastupidavust olukordades. Hebra 12:1 on ka üks huvitav tekst, kus Paulus ütleb hebralastele, Hebra 12:1: seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koorem ja koormav patt, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. See läheb nüüd kokku selle sama koguja tekstiga tegelikult. Aga ta tuleb nüüd Uue Testamendi nagu vaatevinklis. Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajad. Selle tunnistajate all võiks öelda, et tegelikult meie ümber on väga palju inglid, kes tegelikult tunnistavad seda olukorda, kus sina täna oled, kus mina olen. Samas meie oleme ka üksteisele tunnistuseks, eks ole. Me näeme, kuidas me igaüks areneme Kristuses Jeesuses ja püüame olla toeks ja abiks. See on ka üks tunnistus. Kogudus on maailmale tunnistuseks. Aga ta ütleb, et pangem maha koorem ja patt. Seda me teame, sõnaga patt on mõõda lastud. See tähendab, et kui me laseme märki, kes on märki lasknud, kus on need ringid, et patt on see, et me oleme märgist mööda lasknud kuskile metsa, aga üldse märk laual ei ole tabanudki. See tähendab, et meie elu on Jumalast nii metsa läinud, et me enam ei suuda leida seda märklauda ülesse, milleks Jumal on meid kutsunud oma riiki või miks me üldse elame siin maa peal. Me oleme kaotanud selle sihigi ära. Nüüd, ja teine asi oli see koorem. Koorem, mis on tulnud sinu õlgadele mingitel põhjustel.
mingites olukordades, mingites situatsioonides, mis näiliselt nagu oleks vaja ära teha. Aga see koormab sind. Ja ta ütleb, et hõlpsasti takerdab meid. Teate, kuidas sportlased käituvad, jooksjad? Kas nad panevad kasuka selga endale, kui on külm õues ja peavad jooksma minema, see on 100 või 1000 meetrit. Mis nad panevad selga? Oskab keegi öelda mulle? Sportsärk ja tavaliselt need jooksvapüksid või... Jah, õige. Ei panda kasukat selga. Kõik üleliigne maha, et sa võimalikult oleksid voolujoonel, võimalikult vähe oleks õhutakistusi, võimalikult vähe oleks koormat, mis takerdab või hoiab sind võimalikult kiiresti jooksmast. Nüüd siin ongi see, Paulus toobki selle mõtte siia sisse ka meie isiklikus elus, mis takistab sind liikuma õiges suunas edasi, mida Jumal on sinu südamesse pannud, mida Jumal tahab esile tuua just sinu kaudu. Mis on see takistus? Vahel meie elus on need takistused ja me ei suuda nendest lahti lasta. Aga Paulus ütleb, et jookske püsivusega meile määratud võidujooksu. Ma ütlen veel kord, et võidujooks, see võidujooks, mida mina jooksen, ei tarvitse olla sinu juures sama. Mina jooksen võib-olla 10 kilomeetrit, aga Jumal on määranud sulle võib-olla 100 meetrit jooksta praegu. Me ei saa võrrelda üksteist, me ei tohi üksteist võrrelda. Me oleme nii erinevad. Me oleme füüsiliselt erinevad ja me oleme ka vaimulikus kasvus väga erinevad. Ja see on, me peame üksteist mõistma selles. Aga praegu tuleb keskenduda, mis on see võidujooks, kuhu Jumal on mind käskinud jooksma panna. Kuhu Jumal on mind jooksma pannud? Kas 100 meetrit või 10 kilomeetrit? Kumb on lihtsam joosta? Kas 100 meetrit või 10 kilomeetrit? 100 meetrit. Vaata, see on nüüd jälle kinni selles, et kes on mida harjunud jooksma. Näiteks mina suudaksin 100 meetrit väga edukalt joosta ja väga kiiresti joosta. Ma olin koolis väga hea selles. Aga 10 kilomeetrit ma kardan, et ma ei jõuaks ära joosta. Ma vist enne kukuksin pikali või mul süda jääks seisma, ma kardan seda. Aga vaimulikus elus võib täpselt sama asi olla meie elus. Et me mõned oleme vaimulikult arenenud koos Jumalaga nii tugevalt ja treenitud, et me suudame tervet 10 kilomeetrit ära joosta koos Jumalaga eesmärgi suunas, mida Jumal on meil andnud. Aga teine jõuab vaevalt 100 meetrit ära joosta. Nii et me peame olema armulised üksteise suhtes, sest Jumal on armuline ka meie suhtes. Tekib küsimus, et millest siis alustada, et vabaneda üleliigsest koormast. Tekib see küsimus. Ja selle kohta annab üks inimene väga huvitava vastuse. Et keegi õpetaja on välja pakkunud järgmise lahenduse. Et osta või otsi endal üks väikene või tänavakivi, mis sulle kotti mahub. No, kotid on ka erinevad. Last naistele käekott, vist väga suur kivi ei mahu sinna sisse, aga no telliskivi mahub küll. Meestel on ilmselt suuremad kotid, seljakotid, sinna mahub ilmselt võib-olla vähe suurem tänavakivi sisse. Ja kirjuta selle kivi peale kõik oma hirmud ja kõik muud asjad, mis ei lase sul elu nautida koos Jumalaga. See on nagu üks mõttekoht tegelikult. Mida sa sinna kivi peale kirjutad? Mis takistab sul siis jooksmast edasi? Mis takistab sul edasi minna ja mis tõmbab sind tagasi? Mis on need asjad, need tegevused? Võib-olla on need mingid väiksed, igal päeval mingi tegevus, mis tõmbab sind tagasi elamaks koos Jumalaga. Või täitma jumalikku missiooni, mida Jumal on tegelikult sinu südamesse pannud, nagu Jumal sõnatab, et tehke kindlaks oma kutsumine ja valik, siis te ei kõigu ilmaski. See lause iseloomustab
minu südant ja minu elu, kogu elu seab minu silme ees. Jumal, miks sa oled mind kutsunud? Jumal, mis sa tahad minust saada? Miks ma teen neid asju? Ja ma ütleksin ausalt, see sõna on tõeks saanud, see on hoidnud mind langemast. Ma tean, miks ma olen Jumala riigis. Ma tean, miks ma teen neid asju. Nii et kui sa ei ole veel kindlaks teinud või Jumal ei ole sulle öelnud veel, miks Jumal on sind tõmmanud välja pimedusest valguse riiki, siis küsi Jumalalt, Jumal, milleks sa oled mind, mis töö sa oled mulle andnud, miks sa oled mind toonud mind Jumala riiki, mida ma saan Jumal sinu heaks teha, Jumala koguduse heaks teha. Et Jumala kogudus kasvaks, Jumala evangeelium leviks, inimesed tuleksid Jumala juurde. Mis on see töö? Aga mis on need asjad, need hirmud, mis ja tegevused, mis ei lase mul nautida Jumalas olemisest elu igal päeval, nii töö juures, kodus, koguduses, tänaval, poes. Mul on viimasel ajal siuke imelik tunne, tead mõnikord, ma lähen poodi, tead, ma tahaksin inimeste eest palvetada. Seal ühe mehe, kes ma küll olen palvetanud, aga ükskord ma läksin poodi ja ma mõtlesin, et peaksin selle kassapidaja eest palvetama, tal on nii paha nägu, tal on vist on haige, tead. Peaks palvetama tema pärast, ma oleks pidanud palvetama. Töö juurde läksin, siis oli ka seal üks nohune ja siis ma küsisin ka, kuule, kas ma võiksin su poolest palvetada? No ja ma ei usu küll sellesse, aga noh, okei, palveta siis. Ma usun, et me peaksime praktiseerima Jumala sõna, sõltumata sellest, mis juhtub või ei juhtu, sest meie ei ole tervendajad. Meie ei saa inimesi Jumala juurde tuua, kui Jumal ei puuduta neid. Aga meie saame anda edasi, mida Jumal on meile hetkel andnud. See nõuab Jumala usaldamist lihtsalt. Teha lihtsalt, tee viit paremale, nii, lähen paremale, vasakule, lähen paremale. No nii, nüüd ütle talle midagi, okei, ma ütlen. Ja lased Jumalal tegutseda. Sest Jumal on see, kes teeb inimese südames tööd, mitte sina. Me ei suuda piibliga pähe pekstes inimesi Jumala juurde tuua, see ei ole võimalik. Kui see ei jõua siia nende südametesse, siis on ainult üks puhas teooria, mis ei vii need mitte kuhugi. Okei, aga tuleme tagasi. Kivi leidsite, okei, väga hea, hoite kirja, on juba kotis, no tubli. Nii, ja nüüd siis hakkate kirjutama sinna peale need asjad, mis on sinu hirmud. Meil on sageli palju hirmusid. Erinevad, kardame inimesi, kardame Jumalat, kardame Jumala sõna, kardame kogudusse tulla, kardame Jumalat teenida, kardame rääkida asju, kardame kodus palvetada, kardame, igast asju kardame. Ja siis on tegevused, mis ei lase piiblit lugeda, mis ei lase palvetada, mis ei lase kirikusse minna, mis ei lase Jumala tahet teha, tegevused, olukorrad, mis nagu sõidavad sinu ellu sisse. Järgmiseks, kanna seda kivi endaga igal pool kaasas. Ära jäta koju, kanna kaasas. Tunneta seda raskust. Tunneta reaalselt, füüsiliselt seda raskust. Ja sa arvad, ahaa, see ongi minu raskus, mis tegelikult on mulle koormavaks. Vaata, vahel me peame füüsiliselt teatud asju kogema selleks, et aru saada, et me oleme probleemis ja jamas. Nii nagu täna hommikul ma selle mehega rääkisin. Kas sulle meeldibki see elu? Jaa, ei meeldi küll see elu, aga noh, ma olen tead kangekaelne. Ma ei taha kuidagi oma egot ära anda. No jah, nii kaua kui sa oma egot Jumalale üle ei anna, oledki selles olukorras ja ilmselt sulle meeldib see. Samamoodi see kivi. Sa kannad seda kivi nii kaua, kuni sa hakkad korraga tajuma, et kuule jah, ma pean selle asjaga midagi ette võtma. Edasi. Raske on siis midagi teha, kui lihased lisakaalu pärast hakkavad valutama.
no kui sul see ikka telliskivi taskus kogu aeg või kotis kogu aeg, noh, eks ta ikka natukese jalale mõjub küll. kas pole nii? hakkad mõtlema, kuule, äkki peaks ikkagi sellega midagi ette võtma. ja teiseks, järgmisel päeval istu koos oma kiviga maha, kui sa oled sellega siis mõnda aega käinud, ja loe sellel olev tekst läbi ning, nüüd on tähtis asi, otsusta neist lahti saada. ma rõhutan, meil on vaja siis otsustada midagi. otsustada. ja seda Jumal meie eest ei tee. kahjuks. mina pean tegema seda. 3. päeval mine seejärel välja selle kiviga, pane see kivi oma välisukse ette. mis sa arvad, kas tunned kergendust? ma arvan küll. kui sa oled ühe päeva selle kiviga käinud kogu aeg kaasas, kas siin või seljakotis, ja siis tunned, et no ei ole nii raske see, saad küll käia. siis sa tunned juba füüsiliselt, kuule jah, nüüd on küll midagi vist juba heasti. mitte ainult seda, vaid sa paned selle kivi sinna ukse ette. ja järgmisel päeval, kui kodust välja lähed, vaata seda kivi, pööra sellele selg ja mine teadlikult selle kivi juurest ära. see tähendab teadlikult jäta ka need mured, hirmud, raskused, koormavad tegevused sinna ka, ütleme, oma südames. lase lahti. lase lihtsalt lahti. nii et lõpetuseks loeme laulu 55:23, mis ütleb meile niimoodi. heida Issanda peale oma koorem ja tema hoolitseb sinu eest. ta ei lase iial kõikuda õiget. nii et tegelikult usaldame need asjad Jumala kätte. ma tean, et see on raske, ma räägin iseendast praegu. väga raske on lahti lasta neid asju. ma olen selle peale korduvalt mõelnud. kuidas lahti lasta asjadest, mis koormavad mind. ja ma usun, et meil kõigil on neid koormaid, neid olukordasid, mis takistavad edasi liikumast, takistavad jooksmast õiges suunas, kuhu Jumal tahab, et me jookseksime. aga otsus on sinu käes, minu käes. ja nende mõtetega ma tahaksin lõpetada ja lihtsalt paluda iseendal ja sinul, et sa teeksid nii. kas sa tahad olla rõõmus inimene? kas sa tahad nõustuda või kogeda seda, mida me lugesime ju Johannese 10:10? Jeesus on tulnud, et minul oleks elu ja seda elu oleks ülirohkesti. õigupoolest, mida Jumal tahab, et me käiksime hingamises. mitte ainult pühapäeval ei hingaks, vaid kõikidel päevadel me käiksime hingamises. see puudutab eriti neid inimesi, kes on üliaktiivsed, kes on nagu Duracell'i jänes, kes jooksevad ringi. jah, ma räägin iseendast, aga siin on meeleparanduskoht mulle ka. ma räägin ka iseendale seda. ja ma usun, et jääme nende mõtetega palvele. Jumal, ma tänan sind selle sõna eest, mis sa oled jätnud Piibli raamatusse kui üks navigaator meie elus, meie ristmikul, kus liikuda õiges suunas, teha valikuid, kuulata sinu püha vaimu häält, mida teha, mida mitte teha, millest lahti öelda.
millest vabaneda, mida jätta, mida võtta. Jumal, me oleme täna siin ainult inimesed. Me oleme kõik siin ainult inimesed. Jumal, tänu sulle, et sa oma püha vaimu läbi tahad aidata meil neid koormaid, mis meid takistab, üle andmaks sulle ja usaldada lihtsalt sinu kätte asjad, mida me ei suuda kanda või mis takistavad meid. Jumal, tänu sulle, et me võime ennast usaldada sinu kätte kõik need päevad, mis on tulemas, ja anna meile armu, et me suudaksime seda oma elus ellu rakendada koos sinuga, koos sinu püha vaimu kaasabiga. Ja ma tänan, et sa teedki seda Jeesuse nimel.